Tere, armas ema! Mina olen Annika Nilsson, 3 väikelapse ema ning sertifitseeritud Montessori ekspert, hooliva distsipliini koolitaja ja ettevõtja. Ja selle tänase video mõte ongi see, et mida siis nagu päriselt tähendab see ettevõtjaks olemine ja minu jaoks. Ma olen 37-aastane ja tänaseks päevaks ma olen juba päris palju kuulnud sõna kombinatsiooni nagu manifesteerimine. Kuid kui me nüüd ajas hästi palju tagasi läheme, siis mul polnud õrna aimugi, mis see sõna tähendab. Ja aasta on 2009 ja ma olen Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi tudeng, õpin ergonoomika erialal. Kuid ma juba tol hetkeks tean, et no see ei ole see valdkond, mis mind nagu kõnetab ja kus ma tahan kogu oma ülejäänud elu ka siis tegutseda ja toimetada. Ja infotehnoloogia tundub nagu hästi-hästi põnev. Aga mul nagu seal Tehnikainstituudis ei ole sellist väga palju kogemust infotehnoloogiaga. Ja ma näen ühte reklaami, mis otsib Microsofti partnertudengeid. Ja fookus on siis loomulikult IT-tudengitel, kuid seal on väikene nüanss juures, et seal on ka nagu disainitudengid. Ja ma teen otsuse, et minust saab Microsofti partnertudeng, õppides Eesti Maaülikoolis. Ja ma olen nii veendunud selles, et kui ma saadan oma sooviavalduse, käin vestlusel ära ja hiljem siis tuleb see telefonikõne, et Annika, palju õnne, oled Microsofti partnertudeng, siis see on nagu nii äge. See oli see, mida ma teadsin, et juhtub ja mis juhtus. Ja kui ma Microsofti partnertudeng sain, siis järgmine asi oli see, et minust saab Microsofti aasta partnertudeng, et ma sõidan auhinnareisile. Ja siis täna mul on selles ka siin Microsofti partnertudengid ja Microsoft pusa, et kogu seda nagu nostalgiast tagasi minna. Ja tavaliselt oli see Microsofti partnertudengite programm 1-aastane ja siis mina tahtsin jääda programmi kauemaks, siis koostöös tolleaegse programmi juhiga siis mõtlesime välja, et kuidas me saaks olla programmis kauem. Aga siis ma olin Microsofti partnertudeng aastal 2009 kuni 2011, kuid siis ma sain aru, et sellest partnertudengi rollist on nüüd tänaseks kõik. Aga mis siis edasi? Siis ma tegin mingeid muid töösid, aga mu sees oli juba küpsenud see otsus ja teadmine, et ma lähen Microsofti töödele. Et Microsoft on minu tulevane tööandja. Ja 2013 oma eelmises töökohas, mul oli tähtajaline tööleping, ma teadsin, et mu tööleping hakkab lõppema ja mul oli nii, et ma kindlasti elus nüüd võtan mingi järgmise sammu ette, aga mul polnud õrna aimugi, mis see on. Ja niipea, kui ma olin nagu oma pea selle otsuse ära teinud, et aitab sellest töökohast, ma olen avatud sellele, mis tuleb järgmiseks. Ja mu sees oli endiselt see, et ma tahaks Microsoftis töötada. Ja siis helistas mulle Microsofti värbamisspetsialist ja ütles, et neil on selline positsioon vaba, et kas ma oleksin huvitatud kandideerimisest. Ja mul oli nagu, et jaa, muidugi. Ja siis mul oli see, et jaa, ma lähen Microsofti tööle. Ning 1. jaanuaril 2014 siis alustasin töötamist Microsoftis. Ja võib-olla paljud teist ei tea, et ma olen seda siin koolitusettevõtet teinud ja olnud lastehoius kasvataja ja kõike seda, aga tegelikult ma taustal olen endiselt olnud alati ka Microsofti töötaja. Ja tänaseks päevaks see on juba üle 10,5 aasta. Ja see on äge olnud. Aga ma olen nüüd oma elus sellises kohas, kus ma tegelikult ei pea mitte midagi tegema, mida ma tegelikult ei taha. Ja ma saan teha neid asju, mida ma päriselt teha tahan.
ja ma tean sügaval enda sisemes, et ma tegelikult olen äge ettevõtja. Aga lihtsalt vahel selleks, et sa saaksid olla see, kes sa päriselt olla tahad, tuleb mingil hetkel, siis eesti keeles on selline termin nagu sillad põletada või siis laevad põletada. Et ma kuidagi midagi väga drastilist ei tee. Ma lihtsalt tegin kevadel selle otsuse, et see aasta jääb Microsoftis minu viimaseks aastaks ja tänaseks päevaks on ka juba kuupäev selge, mis see viimane kuupäev siis Microsoftis on, 31. oktoober siis 2024. Lõpeb minu siis üle 10 aasta kestnud teekond siin Microsoftis. Ja selleks, et edasi liikuda, peabki sul olema see sügav sisemine pühendus ja teadmine, et jah, räägitakse hästi palju sellist, tee oma ettevõtet nagu kõrvalt lisatulu teenimise eesmärgil ja nii edasi. Ma tegin seda, 1,5 aastat tegin, enne seda natuke ka lastehoidu, et ma olen olnud selles mõttes, et ettevõtja rollis nagu aastaid juba, aga mitte midagi nagu ülisuurt ei ole sellest välja tulnud, sest mina ei ole olnud seda otsust, et all in, et see on see, mida ma teha tahan ja see on see, mis suunas ma nüüd edasi nagu ka liikuma hakkan. Et ma olen super tänulik nagu kõigile nendele kogemustele ja inimestele, kes minu elus on olnud. Sellele, mis kõik on toimunud, sest mul on nagu hullult äge elu olnud ja ma olen nagu äge on, aga ma tean, et see saab minna ainult veel ägedamaks ja mul tuleb edasi liikuda ja päriselt pühenduda ja teha neid asju midagi, mis on suuremad kui lihtsalt mina. Et see, kui sa kuskil ettevõttes töötad või midagi teed, et jah, võib-olla sul on hea sissetulek ja sa suudad säästa ja investeerida ja ehitada üles seda finantsvabadust. Aga võib-olla on midagi veel, midagi suuremat kui sina, mida sa peaksid ära tegema. Ja tänasel päeval ma olen nagu mõelnud sellise kontseptsiooni nagu kaasaegne ema, et ma tahan aidata emadel selles kaasaegses maailmas olla need kõige ägedamad versioonid nendest iseennastest, et nad tunneksid, et nende eneseareng nagu toimub kogu aeg ägedalt. Suhted oma lastega, abikaasaga, kogu see peredünaamika toimib ja on äge. Ja võib-olla seal taustaks ka, et kuidas olla siis see edukas ettevõtja ja teha neid asju kire ja pühendumisega, nagu sina seda teha tahad. Ja ma arvangi, see ongi nii palju suurem kui mina, sest mul on kõik need unikaalsed ja universaalsed kogemused, mis teevad minu nii eriliseks, et see minu eriline teadmine võiks aidata nagu võib-olla sind, võib-olla sinu sõbrannat, võib-olla kedagi, kes pole veel ema. Aga tulevikus on, eks ju. Et kõik siin meie elus nagu me igapäevaselt meil on ees valikud. Võib-olla meil on ainult 2 valikut. Kui sa oled väike laps, siis sa paned kas punase või sinise pluusi, eks. Aga võib-olla sul on nagu tohutult valikuid, mida sa siis iga päev teed. Ja sul on vaja teha see otsus. Ja kui sa oled otsuse teinud, siis sa saad edasi mõelda selle peale, mis on sinu eesmärk. Ja siis sa võid võtta selle 1 samm korraga. Aga mina tahan uskuda, et see samm ei pea olema 1 samm korraga. See võib olla ka 10 sammu korraga, 100 sammu korraga või siis kogu see kasv ja areng ei pea olema mingis mõttes kuidagi lineaarne. See võib olla tõesti nagu räägitakse kvantumhüpetest, et ühel hetkel oled siin ja ühel hetkel oled seal, et seal ei pea olema mingit järjepidevust. Ja täpselt see on see, mille järele lähen mina ka. Et olin oma ettevõttesse. Ma ei tea,
täpselt, mis sealt tuleb. Aga mul on tunne, et see saab olema üks nagu väga-väga äge teekond. Ja kui sa tahad sellel teekonnal minuga nagu ühineda, koostööd teha, siis kirjuta mulle ja siis vaatame, et mis programmid mul on praegu, mis kursusi mul praegu on ja mul pole õnnegi, mis täpselt hakkab nüüd edasi juhtuma. Aga ma tean, et see saab olema äge, võimas ja pöörane ja ma lihtsalt tahtsin sulle öelda, et minu jaoks see üks etapp, kus ma olen olnud väga ägedas ettevõttes, väga ägedate inimestega. See on nüüd see koht, mis saab läbi ja mina olen valmis hüppama sinna veidi tundmatusse ettevõtja maailma ning ma olen valmis kõigile nendele pöörastele kasvudele, arengutele ja õppetundidele, mis sealt tulemas on. Nii et ole minuga või siis mitte. See on ka täiesti okei. Aga siis, tšau!